Kui me lugesime seda näidendit Lucy Kirkwoodi Lapsed, siis meie lugemisnurgas, meil on selline väike lugemisnurga koosseis, et arutada ja valida võimalikke materjale teatri jaoks, siis meid kõiki midagi paelus, midagi käivitas selle loo juures, kuigi meil on üsna selline heas mõttes kirev seltskond seal, ka erinevatest põlvkondadest inimesed. Ühelt poolt Lapsed, ta räägib tuumafüüsikutest, aga kuigi see lugu on justkui väga spetsiifilises konkreetses kontekstis, siis absoluutselt ei pea ise olema tuumafüüsik, et see lugu puudutaks. Ja see on ka see, mis mind ennast köitis selle juures ja miks ma ise hea meelega oli valmis ka proovima tõlkimist, kuna ta on väga inimlik lugu, ta on väga üldinimlik lugu ja samal ajal sellesse üldinimlikku lukku on põimitud äärmiselt aktuaalsed teemad, mis pole ka lihtsalt selline populaarne päevakajaline nope, et kuidagi punkte koguda, vaid ma ütleksin väga eksistentsiaalsed teemad. Et kui me räägime siin isiklikust vastutusest teiste inimeste ees, kui laiemalt ühiskonna ees, keskkonna ees, mis me teeme loodusele, mis me teeme selle planeediga, et need on küsimused, mis meile aina valusamalt ja konkreetsemalt näkku vaatavad. Me ei saa nende eest põgeneda. Me ei saa põgeneda enda mineviku eest, enda tegude eest. Me peame enda minevikule ja tegudele ausalt otsa vaatama, me peame võtma vastutuse selle eest ja siis heal juhul saab sellest edasi liikuda. Ja ma arvan, et see, miks Lapsed on nii üldistusvõimeline ja miks ta ka mind kuidagi kaasa haaras, miks ma nautisin sellega töötamist, on see, et selles tekstis, igas nendes tegelases me tunneme ära midagi iseendast. Me tunneme ära selle hirmu, me tunneme ära selle impulsi, et aga mis mina teha saab, mina ei ole ju süüdi. Aga küsimus ei olegi süüs. Küsimus on selles, et me kõik oleme sellel karusselil või selles kompotis koos ja me ei saa teha nägu, nagu see ei puudutaks meid. Maailm on nüüdseks nii läbi põimunud, mida see ka viimane aasta on näidanud kogu selle koroonaviiruse pandeemia ajal, et asjad, mis toimuvad teispool maailma, mõjutavad meid väga vahetult. Et me ju ka lootsime, aga arvasime, et kuskil kaugel Hiinas midagi toimub, mis meil väikses Eestis, mis see meisse puutub. Puutub väga suuresti. Ja kui me tahame, et need meie praegu sõja väljakutsed, et nad ei sõidaks meist lihtsalt üle, siis me peame katsuma keskenduma rohkem sellele, mis meid ühendab, selle asemel, et mis meid eristab.